caught in the crossfire. Was caught in the No tervist rahvas, oleme täna tagasi, kuna eelmised korrad ei jõudnud, kuna olin Aidu karjääris ja teistes kohtades ei jõudnud ma video teha, siis teen täna video valmis. Teemaks on paranormaalne kummitused ja poltergeistid. Lühidalt kiiresti kokkuvõttes teen selle jutu valmis, et järgmine video peaks tulema novembri keskel, valmistudes uuedeks väljakutsedeks. Esmalt ma räägin praegu, mis on kummitus. Kummitus on tavaline rahulik hing. Muide ka kallis YouTube'i rahvas, täna on hingede päev, siis sellel päeval peab traditsioonilise kohaselt olema vaikne, ei tohi naerda ja ehk siis pühendatud lahkunud esivanematele ja ka lahkunud vanematele, näiteks vanaisad, vanaemad, võib-olla mõnel isa, võib-olla mõnel ema, mõnel võib-olla vend, võib-olla mõnel õde. Aga jah, hingede päev on, siis selle peab küünalt põlema panema ja siis on rahvakommetel on ka oma traditsioonid. Aga hing on ehk siis kummitus ehk hing on rahutu, no mitte ütleme otsib oma viimset teekonda. Ütleme näiteks, kui abikaasa näiteks matab oma naise hoovi enda maja juurde, kuna ta ei soovi kirikusse matta. Muidugi preesterite niisuguste nõusolekul. Ja kui nüüd abikaasa ükskord hiljem ära sureb, siis teda maetakse kirikusse, aga see, kes sinna majja kolib, hakkab kuulma eriskummalisi asju. See näitab, et kummitus ei ole saanud oma viimse teekonnani. Siis järgmisel päeval hakkab aiatöid tegema, avastab, et tema hoovis on säilmed, siis matab ta tema abikaasa kõrvale, siis on saanud kummitus oma viimse teekonnani ja ta on väga tänulik. Aga mis puudutab poltergeisti, poltergeist on negatiivne, kaks vahet ongi selle, kus on surnud mittemõrvalist, on ta rahulik, mõnikord ka veidikene negatiivne, aga kõige rohkem on mõrvalistes kohtades sellist negatiivsust, seda kutsutakse negatiivseks paranormaalseks nähtuseks ehk siis poltergeist. Poltergeist on füüsilisel jõul kõike teha, sammud käivad koridorites, loobib asju maha, võib liigutada toole, kõike muid selliseid. Ja mõningatel juhtudel võib poltergeist teha ka sinu sisemise immuunsuse väga negatiivseks ja raskeks, mille tõttu sind viiakse vaimuhaiglasse, seal ravitakse sind, aga sellest on palju vähem inimesi pääsenud sellest haigusest, seda ei ole võimalik väga kergelt ravida. Ja mina, no kuigi Halloween on juba 2 päeva möödas juba, räägin teile Sleepy Hollow ehk siis Headless Horseman ehk siis Peata ratsanik, film, mis valmis 1999. aastal ja peaosas on Johnny Depp. Et veidikene õudukat video lõppu, aga täpsustan ära, et järgmine video räägib
järgmise videoga ma räägin, et see video tuleb novembri kas lõpupoole või detsembri alguse poole, siis räägime veidikene jõuluteemalistest asjadest ja siis vaatame. Kokkuvõtet ma ei saa kahjuks teha, kokkuvõtet ma pean tegema 31. detsembril aastavahetuse eel. Võin veidikene täpsustada, et aastavahetus võib tulla palju pikem sündmus, alustades hommikust video tegemisega kuni lõpetades uue aasta südaöö nii läbi, võib-olla isegi kuskil kella 1-ni või kella 2-ni. Challenge on see, et hommikust kuni järgmise uue aasta hommikuni teha video. Aga meie kohtume järgmises videos. Tšau, paka ja ilusat Peatarasaniku filmi vaatamist. Veidikene väike klipp on sellest. Nagu ma rääkisin, oli teemaks poltergeistidest, kuigi jah, te võib-olla ei kuulnud seda, siis ma räägin üldkiirelt kokkuvõttelt uuesti üle. Poltergeist on füüsilisel jõul tekitav paranormaalne nähtus negatiivse kujuna, mis võib liigutada asju ühest kohast teiseni. Ja kummitus ehk siis rahulik hing, kes otsib oma viimset teekonda. Ja lõpetuseks rääkisin, mis tuleb aastavahetusel, kuna see on fucking crazy. Lihtsalt ma lihtsalt mõtlen selle jõulude peale ja aastavahetuse peale mingi, see on reaalselt mingi kuu, tervet kuu ja veel lisakski peale, et 31 üritan teha niisuguse video, et alustan 31. detsembril aastavahetuse hommiku eel video, lõpetades kuni südaööni ja südaööst kuni veel kella 6-ni hommikuni ehk siis 1. jaanuari hommikuni. Sellest tuleb ikka väga retsid video tegemine, aga video tegemisega puhul on see, et kui ma hakkan seda video tegema, siis ma pean järjest käima tegema ühe videoklipi ja järjest panema YouTube üles või siis kopeerin selle video lõigu ära ja siis postitan iga kord selle video YouTube'i. Et nagu liiga pikaks seda video tõesti ei saaks teha, sest seda on nii raske editida. Muidugi jah, editimisega peab raha maksma sellega, kui full versiooni osta.
seda editori, aga see lihtsalt kulutab raha, et lihtsalt hakkan väikseid klippe tegema, mitte väga väikseid klippe, aga keskmiseid klippe, näiteks 15-20 ringis, siis on veidikene parem. Aga jah, meie kohtume alles, järgmine video peaks tulema suhteliselt novembri lõpupoole või novembri keskpaiku või novembri või 1. detsembril, aga meie kohtume järgmises videos. Tšauka!